Premium-liiga 9. voor ametlikult avatud ja nurgalöök Harjul on standardolukorrad Harjul ohtlikud. Rudenko neid annab, läheb pall sinna Lauri pea peale ka, aga siiski mööda. Kirge vigastuse tõttu vaatame selle olukorra ära siin. Ignatius saab palli maha, võimalus sööta ka Veelmale, aga otsustab ise löögi kasuks. Tulbinate, kes siin talvel on klubiga liitunud ja kohe alguses ka ennast põhikoosseisu mängi taga. Nüüd Veelma senderdus karistusalasse. Nüüd on löögikoht ka seal tegelikult Tammekale. Saab nüüd Pereira löögile, saab ka, aga Vainulale keskele ja suhteliselt mugav tõrje. Kindlasti parim. Ja liit jäi natuke pehmeks ja Pereira sealt ennast sööt karistusalasse Pereirale. Jõuab Pereira pallini värav ette, sealt Koskorilt löök ja Vainulalt väga ja tõrje 15. minutil. Koskor näitab ka, tänu Vainulale praegu nullid tablool ja püsivad. Hästi tekitas endale koridori sealt tekkimas Veelma Ignatius. Ignatius nüüd kas teeb jalge vahelt Reimale, läheb palliga karistusalasse ka ja sealt nurgalöögi saab kätte, see on maksimum selles olukorras. Number 10 koha peal ja sisuliselt tuleb senderdus. Maarin kerkis küll, aga löögile ei pääsend. Pedmanson läheb nüüd löögile ja lendab see selgelt üle värava. Kartau mängitakse nüüd see karistus, lööksid lahti Kartault pall karistusalasse, sealt jätka ja supertõrje nüüd Lapalt otsa kääridega. Andres Järve 33. minutil. Kas just päris käärid, aga selline üle puusa otse õhust Zlatan Ibrahimovitslik värav. Vaatame, kontrollitakse siin võimalikku suluseisu, aga meie näeme samal ajal kordust. Ja kõigepealt sealt Lapalt väga hea tõrje ja milline löök Andres Järvelt. Oi, milline löök. Posti kõrval ei olnud Lapal ka mitte midagi teha. Värav loeb ka, ehk et ei jõudnudki ise pilku sellele visata peale, et kas siin võis olla suluseis või mitte, aga videoruumis on juba, mida ma arvan, et midagi tuleb. Siin on hoopis Harju olukord tekkimas ja läheb nüüd Sillamaa. Kõrval on olemas Eerme ka, aga Sillamaa söödab Eermele, aga selja taha jääb see sööt. Super võimalus. Harjul läks praegu kaotsi, aga rünnak viia. Nüüd on võimalik Sillamaal vasakult äärelt joosta. Lapa tuleb väravast välja ka ja seal kukub Sillamaa ja tuleb vile. Ja milline kaart, kollane kaart Lapale. Kollane kaart Lapale. Ei saa nüüd Harju pink aru, et miks see kaart kollane on, mitte punane. Vaatame ka meie. Lapa tuli väravast välja, läks lõpuni välja. Laur karistusalas ja teised mehed ka. Tundub, et läks sealt otse mingisugust lööki proovima. Rudenkos ebaõnnestus. Kelemendilt pall karistusalasse, sealt tuleb Rudenkolt löök, aga üle värava ja oli ka suluseis. Tammeka surve ja nüüd siis lõpetab peakohtunik esimese poole ära, ei ole Maarin. Teine poolek nüüd läks käima, 45 minutit jalgpallimeid ees. Rudenko. Senderdus Lauri suunas, aga hoopis pääseb sealt Kriis löögile. Kriis juba mitmendat puhku. Nüüd siis lisvad senderdus. Manuel pääseb löögina, pall lahtine, endiselt lahtine. Ja läheb napilt posti kõrvalt mööda. Jälgime, kus see Kartau on seal. Ja Kartau jäi seal Pereira ja Manueli vahele ja ka pääseb siit kontrasse ka. Pereira lükkab edasi Ignatiusele. Ignatius läheb palliga kastiga, sealt löök ja Vainula tõrjub. Ja liit lükkab palli järjekordseks nurgalöögiks. Või jah, Kartau või Kelement oleks loogiline. Aga siit veel nurgalöök, pall lahtine, kas Lang lööb ja Järve blokk. Järve blokk nõuab siin Lang käega mängu. Kui ümber. Vaatame uuesti siit. Lang pääses löögile, Järve hüppas sinna blokki ja võis küll kätte vastu seal minna. Ignatius ise läheb kaugelt löögile, ei lähe palju mööda. Kaotusseis viigiks või võiduks mängida.
Lisboa näitab oma tehnikat, läheb nüüd 2 Harju mängijast mööda, aga Reima teeb ja liit taas peaga vahel. Nüüd Lisboalt mingisugune löökpall lahtine, aga ei jõua sinna kangas lahti. Nurgalöök Tammekale. Ongi kõike. Harju JK Laagri saab Premium-liiga 9. vooru avamängus 1-0 võidu Tartu Tammeka üle. Mängija Pavel Maarin, täna kaotus Harju vastu 5. mängu järjest jäite võiduta, päris nukker seeria. Miks kuidagi ei õnnestu seda seeriat ära murda? Ei õnnestu murda, kuna realiseerimine pole tasemel, et nagu täna nägime, siis tegelikult momente on päris palju ja pall jääb kastis seisma ja saame löögile aga vastased on kogu aeg ees ja midagi viib palli nagu eemale, eks peab harjutama ja rõhku panema trennis realiseerimisele. Harju Laagri kapten, 1-0 võit, no super värav, kas see oli nüüd selline värav, et nüüd kõik teavad, kuidas sinu nimi kõlab? Ma tahaks loota küll, et jah, ütleme niimoodi, et trennis igapäevaselt on harjutatud seda, nii et nüüd sai lõpuks mängus ka teha.